Viinamaa. Tuleks see ära vaalutada nüüd. Traktor on, Ülo on. Hakkame aga pihta. Ülo käis kolksti vaalu peale. Nüüd on vaja veel tähtis asi. Panna Ülo ujuvasse asendisse. Ma loodan, et sai. Jälle mina. Ja minu interkuuler. Ja kas see hakkab taga ringi käima? Okei. Tibikene ei saanud paika. No ei saanud paika. Nii, nüüd pidi saama. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 11. Oh! Hakkas ringi käima! Vahelduma pillisusega võib kohati sadada õhuvihma. Las ta sajab. Seda mõnusamalt saab tööd teha. Vaalud on ühtepidi, vaalud on teistpidi. Aga nüüd on jälle väga tähtis. Paariks loen. Sest Ülol on ka seal taga selline ventilaatoreid. Ülo on aus mees, Ülo 320 S. Tossu tuleb igatahes. Ega meil ei ole ometi 100 kraadi. Niisugunegi 45 on ainult. Rahu. Ja vaata, mis seal on. Esimene vaal on tehtud. Mida nüüd oligi? Ülo 320 S. Hakkab looma. Ühte looma. See on arvatavasti seesama toonekurg, kes toob nüüd naabrimehele 12. lapse perre. Ma arvan, et ma olen seda toonekurge siin varem ka näinud selle sama näoga. Natuke arboreetumit ka. Tundub,
tiibadega. Ma ise õnneks kurejuttu ei usu. Hoidma ja teise käega tegema. Päike ei paista lakkahe, mis on väga hea. Heina saab veel mitu korda segada. Keda ma näen? Ma näen pisike juba tuleb. Ta tuleb oma põtaga kurele vastu. Kurt toob kohe pambu talle. Seda jaksab ka õhku tõsta. Aku ei ole enam väga täis. Ma pean nüüd hoidma akut selleks oluliseks momendiks. Lind peab natuke rammu koguma sellepärast, et mine tea, äkki toob varsti jälle kaksikud. Nüüd ma pean panema vobla korraks kintsu alla.